et ega ma siia Astra rooli taha istusin, informatsioon oli juba ju eelnevalt tegelikult olemas, et selles mõttes tehnilise poole pealt väga suuri üllatusi ei ole. Praegusel hetkel on mul istumise all 1,6 diisel ja see on tõesti selline whispering diisel, nagu nad seda kutsuvad, ehk seda diisli suurt lärmi siin väga nagu eriti ei ole. Et auto töötab väga vaikselt ja alguses võib tõesti selles mõttes petta saada, et arvad, et tegemist on bensiinimootoriga autoga, aga see on ju ainult positiivne, sest ega see diisli plugin, tegelikult eks ta uuemate automodelite puhul on juba kõigil kadumas. Ei ole kõrval eriti hea kuulata. Auto rool on mudelite puhul vist mulle tundub erinev, sellepärast et 1-liitrise bensiinimootoriga eile sõites tundus mulle see rool väga äkiline ja hästi tundlik, et see tagasiside oli nagu pidevalt olemas, mis tegelikult natukene häirib. Tahaks, et oleks see rool natukene selline, mitte nii tundlik, et sa saaksid võib-olla lubada ka väikeseid selliseid nõksatusi sisse. Seda kahjuks see auto sulle ei luba, aga iseenesest teel hoidmise mõttes on rooli tunnetus iseenesest ju hea. Et ega auto ongi selleks mõeldud, et siin rooli taga toimetada ikka auto juhtimisega, mitte arvestada mitte mingisuguste mugavuselementidega, aga näiteks mida just see iste pakub, et siia on võimalik ka lisavarustusena juurde võtta, mille juurde me ka kohe jõuame lisavarustuse juurde üldisena, et ka massaažiistmed, mis tegelikult minusugusele vanale inimesele nagu vuntsi järgi juba näha võib-olla halliks hakkab kiskuma. Aga see on täna viimast päeva, kuna 1. detsember saab siia noa sisse ajada, see selleks. Ärme kaldume jälle jutust kõrvale, teemast kõrvale, et massaažiiste on väga asjakohane. 14 400 algab selle auto hind ja tegelikult, kui me nüüd võtame juurde siia Matrix tuled, mis on siis LED-tuled ja mis töötavad väga huvitavatel põhimõtetel, näiteks kui sa sõidad teise auto taga, siis ta tekitab sellise uhukujulise valgusvihu ja automaatselt muudab vastutuleva auto suhtes sinu seda valgusnurka, mis siis siit välja paistab, et mitte pimestada vastutulevat autojuhti ja nii edasi, siis tegelikult see Matrix tulede komplekt maksab juurde ainult 1000 eurot. Ja kui sa võtad, ütleme sellise, väga robustselt 20 000 eurose hinna, siis sa saad ikka väga juba korraliku auto endale. Ruumi esiistmetel, teadupärast mina väga proportsionaalne autojuht ei ole, kasvu suhtes 100 kilo ja 1,97 pikk, siis ka minul on, nagu näete, siin pea peal kõvasti ruumi. Rooli taga iste mul ei ole kõige taga, et oleks mugav. Taga loomulikult on ruumiga natukene kitsam, tegemist on siiski ikkagi sellise pisema keskklassi autoga ja ega ta ei olegi mõeldud väga mingisuguseks kaubaveoks ja ma räägin enda seisukohalt, siis tagaistmel istun ainult taksos, nii et ega mind ka väga eriti huvita, mis seal nagu ruumiga on. Et üks asi veel, loomulikult läheb ju auto järjest innovatiivsemaks, mitte ainult siis Opel, vaid ka kõik autotootjad üritavad panna sisse võimalikult palju selliseid vidinaid, mis siis, mis seal salata, tegelikult segavad autojuhtimist, aga on hädavajalikud telefonid, kõik kaardid. Ütleme nii, et siia sisse integreeritud navi on juba minu meelest väga siukse mõnusa arusaadava pildiga, juhatab väga õigesti esiteks ja teiseks on see visuaalne pilt väga mõnus, aga Apple'i inimestele loomulikult pakub rõõmu see, et CarPlay, selline asi, paned oma telefoni taha ja siia samma ette saad sa siis kuvada endale oma telefoni pildi, kõik numbrid ja loomulikult, kui ei meeldi võib-olla see auto poolt pakutud navisüsteem või selle pilt, siis saate ka näiteks Google Mapsi siia otse peale panna, nii et töötab ka Androidi puhul, muidugi Androidi puhul on vaja sellist lisaäppi siia, et eile üritasime leida Androidi poest lisaäppi tõmbamiseks selle Opeliga, aga ei õnnestunud ajuda kuskil, seal ikka olemas on, aga jah, iPhone'i meestel ei ole vaja midagi teha, otsad taha ja tuld. Teeme selle proovi ka, et vaatame, kuidas töötab navi ehk siis CarPlay Siri, kes kasutab Apple'i puhul Siri. Muuseas, kui nagu inglise keele hääldus on paigas, siis saab tast päris palju abi, aga vaatame, teeme katset. Võtame siit Apple'i CarPlay. Nii, Maps, kas meil siin veel midagi muud on? Võtame Google Maps, võiks olema kõige lihtsam. Ja võtame siis Destinationi ja proovime siis Siri kaudu näiteks sõita Budapesti. Where would you like to go? Budapest. Getting directions to Budapest. Starting route to Budapest. No näed, ei mingisugust probleemi. Vasak pööre ja Budapesti peale minema, nii et asi töötab nagu näha. Minu kokkuvõttev hinnang uue Opel Astra puhul, kui nüüd natukene raha sinna baasmudelile juurde panna ja võtta see automaadiga näiteks 1,6 diisel, siis positiivne üllatus, tõsiselt positiivne üllatus, et väga hea auto.